No nii, hommikust, et kuulame Elmarit ja siis tegime eile väiksed tennisemängud ka, et hakkasin siis jälle pihta nende asjadega, et väiksemate koefitsientidega, et lipsasin nagu läbi ka niimoodi, et oli nagu see Brooksby mängis, et noh, oleks ma tema ka sisse pannud, et ta sai üldse mingi 2 setti sai vist üldse või, sai 6-0 ja 6-1 vist või midagi siukest või 1 seti sai või selle 1 game'i sai kätte, et selles mõttes ma panin ka kõik nagu siukestele, et saavad seal mingi 3 game'i ja 3 game'i, ikka 4 game'i, et pluss 8,5 ja pluss 7,5, et saavad 4 game'i ja 5 game'i, et seal 6-2, 6-3 on ju ja seal 6-2, 6-2 on ju, sellised ennustused panin, aga et alati see nagu ei, ma vist jätsingi teadlikult selle Brooksby välja, et ma vaatasin vist, et ta mängib ikkagi, seal oli vist mingi 8 oli vist või. Ja see Brooksby oli nagu mingi 150, ma vaatasin, et kurat, see 8 on juba nagu, kuigi nende 8-ndatega on ka seal, et seal nagu sõltub ka nagu vahel, kuidas ma vaatan neid ennustusi ka, et kuidas see ennustatakse, et vahel öeldakse ka seal, et 3 game'is on ju, et kui nagu see ütleb, et 3 game'is, järelikult see underdog saab ikkagi siis või mitte 3 game'is, aga 3 setis, et kui seal on siuke ennustus on ju, et siis järelikult see underdog ikka seal punnib seal midagi. 4-5 game'i saab ikka kätte ja kui ta annab seal pluss 6,5, siis tähendabki, et pluss 7,5 on ju, et siis tähendabki, et ju ta siis saab selle tõenäoliselt kätte ka, et ega ta nii ongi siin, et ega siis isegi kui seal 100 on vahet, et ega see ei tähenda ka nüüd, et ta nüüd peksa läheb saama sinna 6-0 ja 6-0 on ju, et need 6-0 ja sellised on ikkagi haruldased nähtused on ju. Aga ongi, et jah, et kõike võib juhtuda ja aga lipsas eile nagu läbi, et sain selle challenge'i nagu 30 peale ja 20 € kandsin välja selle pärast, et ma siin vahepeal jõudsin ei jõudnud edasi. Et nüüd on nagu see asi tasa ja nüüd tatsame 10-ga edasi. Et panin täna siin siukse väga sellise, väga siukse suure vahe peale panin, et kuigi seal tennisega on nagu jah, et ma niimoodi pole kunagi nagu ma niimoodi pole kunagi otse välja arvestanud on ju. Et mitu murret peab nagu tegema. Et mitu murret siis teha, kui see näiteks 1 game'i peale jääks vastane on ju. Et tegelikult piisab ainult, et piisab, kui enda serve game'i hoida. Et kui ütleme seal tugev vastane hoiab enda serve game'i ja teeb järjest 2 murret, siis ongi, seis on 6-1, et tal ei ole vaja teha seal mingit 5 või 4 murret on ju, siis on vaja, kui ta annab tagasi on ju, kui ta nagu enda serve game'i ei hoia, siis on tal vaja rohkem murdeid teha. Aga ikkagi, et 6-1 seis jääks, et kui ta annab tagasi, siis muidugi 6-1 seis ei jää ka on ju. Et siis on juba, kui teine vastane hoiab enda game'i on ju, et ikkagi ütleme, kui ta seal juba hoiab enda game'i, võtab esimese murde ära, hoiab jälle enda game'i, võtab esimese murde ära ja hoiab edasi enda game'i, siis ongi nagu, ja ainult 1 annab ära, siis ongi 6-1 Et selles mõttes nagu väga palju pole vaja murda, kui enda game'i hoida. Et see käib nagu ka lihtsalt, et
selles mõttes ma arvutasin selle ka nüüd, et varem ma mõtlesin, et on seal kuskil et kui 6-1-ga saab pähe, on ju, et siis seal on vaja kuradi 4 korda murda, on ju. Tegelikult ei ole vaja. Et hoiab, on ju. Aga see on ka ju tennis on ka ju niimoodi, et ega siis et teoorias on jah niimoodi, et näed, et 2 korda murrad ja ongi 6-1, on ju. Aga reaalsus on see et sa murrad, aga vastane ka ju mängib ju, vastane võib ju seal tagasi ka murda ju. Ega ta ju päris nagu ennast peksma, ei tule sinna ennast peksta laskma, on ju. Et ta ju ka mängib ja ega siis ei suuda see, muidugi nagu eile juhtus, et Brooksby saigi vist 6-0 ja 6-1 ja või oli 6-1 ja 6-2 või midagi sellist. Aga teised tulid ikka ära need, kus oli ka nagu suur nagu, täna mõtlesin ka panna, aga siis mõtlesin, et hoian nagu vahet, et panin ainult ühe, mõtlesin, et panen 4 tükki, et siis vaatasin, et hoian natuke vahet, et siis hakkan nagu rohkem analüüsima neid vastasseise. Et otsin just nagu siukseid pluss 7,5-seid ja pluss 8,5-seid. Et neid mänge nagu otsin ja siis hakkan nagu vaatama, et kuidas seal nagu sest seal ennustavad ka nagu selles osas on need ennustused nagu täppi läinud seal need, kes neid portaalides teevad, et nad jääb võiduga nad panevad nagu puusse suht tihti, on ju. Aga kui nad nagu ennustavad, et see läheb tasavägiseks vahel niimoodi, et siis ta ikkagi nagu seda saab sealt välja lugeda, et see vastane võtab ikkagi nagu need mingid geimid võtab sealt ära, on ju. Et siis on nagu selge, et ta võtab vähemalt 2, on ju. 2 geimi võtab setist võtab ära, on ju. Ja kui pakutakse ka selle 8,5, on ju. Et vahel on nagu siukseid mänge ka. Või siis 7,5 on ju, siis ta ikkagi, kui ikka nagu ennustatakse, et seal läheb 3. setti, on ju, see ei pruugigi 3. setti minna, aga seal ikkagi tuleb siis vähemalt see, et 6-2 on ju ja 6-3 on ju, et ta ei pea isegi 6-4 tulema, on ju, ta ei pea isegi nii tasavägiseks minema, aga kui nad ennustavad, et läheb tasavägiseks, siis vähemalt need mingi 2-3, 5 geimi kokku saab ikka see vastane kätte nagu. Et selles mõttes ma olen nagu mingi tee. Pikka meelt võtta, et ei tohi nagu seda käest ära anda. Seda strateegiat ei tohi käest ära anda ja tuleb seda hoida. Sest muidu, kui selle käest ära paned ikka selle mingi pluss 5,5 peale, vaatad, kui ta saab, ja siis saab selle tuppa, on ju, ja siis on tuju läinud, siis ei pane ka enam, on ju, et pigem hoida seda nagu, pigem isegi, kui ei ole, siis ei pane üldse, on ju, jätad see kas või mingi nädala kas või vahele, on ju, ja ootad siis, kui tuleb, on ju, aga vaikselt liigud edasi, on ju. Ootad seda õiget mängu, otsid, on ju. Ja siis sealt liigud edasi, et siin praegu on neid mänge peaks tulema ka, et huvitav minu arust siin suvel tavaliselt väga pole siin mingil ajal see hooaeg lõpeb või lõpeb ta sügisel või. Mingil ajal seal tennises nagu, või mängivad aasta läbi või. Eks see on interaktiivsemaks ka muutunud see, et võib-olla siin paar aastat tagasi oli, on ju, et oli siin mingi paus sees, on ju. Eks ta on nüüd võib-olla see kalender niimoodi ajutatud ka, et mingid turniire kogu aeg toimub ja et mingit siukest vahet nagu sees ei ole, et kes tahab, see mängib, on ju. Et on arvatavasti see nii tehtud, et mis ongi õige ka, et mängud kogu aeg toimuvad ja et jah, et ma panin selle remonditööde kuulutuse panin ka üles endale soovi.
noh, panin seal normaalsed siuksed asjad ka nagu marginid panin sinna üles, et arvutasin täna siukest värvikulu ka enam-vähem, et noh, kui niimoodi võtta, et siis 1 liitriga, kui purgi peal on jah, seal 12 või 13 kirjas on ju, no mis on suht täpne, et selle pinna saab nagu ära 12-13 ruutmeetrit katta, aga tegelikult see kulu on ju noh, et sa paned katnevärvi, paned 2 korda. Et 2 korda paned, et siis saab 1 liitriga saab 6 ruutmeetrit. Sa pead selle liitri nagu 2-ga jagama. Et sa paned seda 12 ruutmeetrit käid 2 korda, et siis jah, ja krundikulul on küll jah, ütleme krundil on jah 12 ruutmeetrit, saad sellest krunti paned 1 korra onju. aga noh, ongi, et noh, seda ma sinna kuulutusse ei pannud, sest need on nagu hinna sees, need ma arvutasin sinna hinna sisse, aga noh, lihtsalt enda jaoks nagu mõelda, et nüüd ma olen siin paar korterit teinud ka ja noh, paar korterit olen teinud ja noh, need tegelikult need ruutmeetrid ja asjad said nagu kirja. Nad said nagu jah, nagu kirja päris hästi, et seal ütleme seal jah, see üks korter, mida ma tegin siin jah, mis oli päris nagu mahukas, noh, selles mõttes, et ma tegin ta mingi nädal-poolteist, tegin iga päev tegin seal 12-13, no isegi rohkem, et hommikul kell 6 ärkasin siin noh, hügieenid, söögid, asjad on ju ja panin sinna objekti peale. Et jah, selles mõttes selle ma tegin päris hästi ja, aga noh, et ongi, et seal oli, tegelikult tuleb veel, et see maakler või see tüüp, kes mind palkas, et ta ütles, et seal on 26 ruutu, et noh, tegelikult ma vahepeal mõõtsin ise ka kõik üle seal, mõõtsin kõik üle, kõik ruumid, mis seal olid, kõik nagu noh, pindala, laius korda pikkus, põrandapinna mõõtsin üle ja sain siukse asja, et oligi 26 ruutmeetrit oli see elutuba. Elutuba oli 26 ruutmeetrit, täpselt 26 ruutmeetrit oli elutuba. Ja seal tegelikult ma sain seal 24,7, aga seal on veel need, seal olid need kapid, seinakapid olid ka veel sees, et tuligi 26 ruutmeetrit täpselt. Et see andis veel seal 1,5 ruutu andis juurde see seinakapp on ju. Ja siis tuligi niimoodi välja, et koridor ja WC ja vannituba ja köök, et need andsid veel 10 ruutu juurde. Et need andsid veel 10 ruutu juurde, andsid sellele pinnale. Et noh, tegelikult see korter oli siis 36 ruutu. Et võt, et siis tegelikult ongi niimoodi, et noh, ma kirjutasin selle ka sinna kõik sinna lahti sinna noh, kuulutusse, et kui hinnapäringut teha, et siis noh, paljud kindlasti ütlevad seal 3-toalise korteri kohta ütlevad 36 ruutu on ju, noh, kus on ainult need noh, tubade pind on ju, noh, või on see 40 ruutu ütlevad 3-toalise, noh, mina elasin kunagi 36-ses 3-toalises, et väiksed toad olid.
et magamistoad olid väga väiksed, oli lihtsalt voodi ja siuke hotelli moodi nagu suurusega toad olid seal. Elutuba oli suurem natuke, aga elutuba oli ka küllaltki väike. Ja et panna nagu siis, et panevad kindlasti seal mingi 3. korter 40 ruutu, on ju. Aga tegelikult seal võib, isegi see köök võib ju suurem ka olla, on ju. Ja koridor, et seal võib veel 15 ruutu võib veel juurde tulla isegi. Et sellel korteril oli see köök oli väike, on ju. Aga seal köök võib vabalt olla ja korid natukene igalt poolt juurde paar ruutu ja võibki, ei ole mitte 10 tuleb juurde, aga tuleb 15 juurde. Et siis tuleb võib-olla ligi 60 ruutu võib see olla, hoopis 40 asemel. Ja seda ma ka kirjutasin sinna siis, et hinnapäringu nagu sooritamisel siis palun esitada need kõik põrandapinna ruutmeetrid. Ja muidugi keegi ei hakka neid seinasid ja lagesid ja seda nagu üle mõõtma, on ju. Et mina siis arvutan nagu selle põrandapinna järgi. Et kui põrandapind on seal ütleme 26 ruutmeetrit, siis tegelikult see kogu tööpind, lagi, seinad ja põrand ise ka, on ju. Et see kogu seinapind on nagu 4 korda suurem. Et mina arvutan teda nagu, ma tegin selle korteri ära, ma nägin seal palju seal neid töötunde tuli, on ju. Seal tuli seal mingi 100-160 võib-olla töötundi. Aga seal 140 töötundi tuli ikka sinna korteri peale, et seal sai kõik need seinakatted puhastatud, vana seinakatted eemaldatud, seinad puhastatud, laed, põrandad kõik puhastatud, on ju, krundiga, niiskustõkke krundiga, kruntvärviga, kahekordse värviga, või ka tapeetida, on ju. Ja siis ka siis see sanitaarremont, on ju, et segistite vahetamine, lekkivate torude seal vahetamine, on ju. Ja äravoolude paigaldamine, on ju. Et need ka veel sinna otsa. Et see, mis ma seal tegin seal korteris, on ju. Ja siis kuskil 140 tundi, et siis ma nagu arvutan selle põrandapinna järgi. Et selle 26 ruutmeetri järgi, et siis seal selle sees on nagu need seinad ja laed ja põrandad ka, et ma ei hakka neid eraldi välja tooma, aga seal need tööd kõik on sees ja kõik need sanitaartehnika remondid, on ju. Kõik need paigaldused, on ju. Et see on ka seal sees ja sain siis, et arvestasin, et sellise siis töötundide korral seal kuskil materjalid on ka seal sees, et siis põrandaliistud ka kindlasti panna, on ju. Et siis sellise korteri remont oleks seal 1400 eurot, on ju. 1400 eurot oleks ja siis jagasin ta ära, et siis ühe põranda ruutmeetri kohta tuleks siis, mis on tegelikult suht soodne hind, et seal peaaegu ühe kuu töötunnid, on ju, ja materjalid ka veel sees, on ju, ja ütleme sihuke oskustöö, on ju, ikkagi, on ju, et seda igaüks seda tööd ei tee, et seal on ikkagi nagu oskus ja ütleme see vastupidavus tegelikult, et sa ikkagi nagu sa ikkagi pead nagu, peab olema ikkagi seda vastupidavust ja püsivust, et sa hakkad nagu, kui sa ei hakka korralikult otsast pihta, on ju, sa ei hakka lagedest ja ei tee seda kõike puhastamist ja asja, et siis see töömaht on nagu päris kõrge seal,
sul peab see püsivus olema, et sa teed seda algusest. Et kui sa ei tee algusest, siis need muidugi algusest on ju, aga kui neid tööetappe nagu et kellel ei ole seda püsivust, ta seal korralikult ei pahtelda või korralikult ei kraabi seda vana värvi sealt lahti, on ju, siis pärast hakkad rulliga tõmbab rulliga selle lahti selle värvi ja see nagu pikendab kõike seda, sa pead rulli puhastama hakkama ja seda värvist lage siis veel puhastama hakkama, ja nii edasi, on ju. Et see kõik pikendab seda asja, et sa pead nagu tegema nagu korralikult kõik etapid läbi algusest lõpuni nagu järjekorras. Et laed ja puhastamised, kõik vanade pinnakatete eemaldamised, puhastamised, niiskustõkkega kruntimised, puhastamised, on ju. Kruntvärviga kruntimised, on ju, 2 kihti värvi, ja kõik nagu etapid nagu järjest, et kui sa ei tee seda järjest, jätad lae pooleli, lähed seina kallale, on ju, või lähed seina kallale, siis hakkad jälle seal pahteldama, seinad lähevad jälle tolmuseks, on ju, jälle sa ei saa seal värvida, kannad seda musta värvi seal mööda seina, pärast vaatad, et kõik on nagu laiguline, on ju, et see on ikkagi nagu selline töö nagu, et mis, et jah, ta ei ole nüüd, et sul nüüd mingi kirurgi oskus peab olema, on ju, või et mingi selline, mida ainult kirurg nagu teab, on ju, et kust lõigata ja mida, on ju, aga ikkagi see, ütleme, see püsivus ja see töömaht, et seda nagu läbi teha tulemuslikult, et see nõuab teatud oskust, et selleks peab olema teatud oskus, et see on selline jah, et jah, ja siis ütleme seal selline materjalid võtad maha seal 400-500 eurot, on ju, või isegi 600, on ju, ja jääb sul seal, ongi seal päris kõvad nagu töötunnid tegelikult, 140 tundi kindlasti, on ju, jääb sul seal 1000 euro juurde, on ju, et selles mõttes on see päris soodne nagu, päris soodne on see asi, jah. Et aga sellise soodsa peale kuulutus on see üleval, ega ka nüüd kõik just tormi ei jookse nagu.